Uueks Ukraina relvajõudude ülemjuhatajaks saab Mihhail Trapatõi. Presidendi määrus on allkirjastatud ja nüüd saan lõpuks ametlikult öelda. Volodõmõr Zelenski vabastas Aleksandr Sõrski ametist ja uueks Ukraina relvajõudude ülemjuhatajaks sai kindralmajor Mihhail Trapatõi. Võib öelda nii, et protestijad jäid ikkagi peale. Täna, 21. juulil teatas Volodõmõr Zelenski oma õhtuses pöördumises sellest, mida presidendi kantselei ees protestijad olid 6 päeva järjest nõudnud. Kindral Aleksandr Sõrski on ülemjuhataja kohalt vabastatud. Uueks Ukraina relvajõudude ülemjuhatajaks sai ühendvägede ülem kindralmajor Mihhail Trapatõi. Koos Sõrskiga lahkub ka kindralleitnant Andrei Hnatov, peastaabi ülem. Just seda nõudis, tuletan meelde, Mihhail Fjodorov juba siis, kui ta alles määrati kaitseministriks. Seadused on juba allkirjastatud ja mis oluline, avaldatud Ukraina presidendi kodulehel. Sisuliselt on see kogu ametiaja jooksul erakordselt haruldane juhtum. Ulatusliku sõja jooksul. Jah, ilmselt kogu sõja vältel, kui rahumeelsed kodanike protestid otseselt muutsid ülemjuhataja personalipoliitilist otsust. Tuletan meelde, et mõned saadikud olid täiesti sellise stsenaariumi vastu. Inimesed tulid tänavale Fedorovi tagasitoomise, Sõrski vallandamise ja mis kõige tähtsam, just Trapatõi määramise nimel Ukraina relvajõudude ülemjuhatajaks. Ja nad said täpselt selle, mille eest nad seisid. Püüame nüüd ilma liigsete emotsioonideta analüüsida, kes on Mihhail Trapatõi ja miks tema määramine on võit Ukraina armee jaoks. Millised skandaalid olid seotud Sõrskiga ja mida lõpuks pakuti Mihhail Fjodorovile? Sest see on ametikoht, mida läänes nimetatakse Mildeki tsaariks. Tegelikult on see ametikoht, millel on palju rohkem volitusi kui riigikaitseministril. Kuid Ukrainas poliitilises kontekstis seda ametikohta tajutakse kui omamoodi järelevaataja ametit ja see konnotatsioon ei meeldi juba paljudele. Arutame nüüd, kuidas hakkab kogu Ukraina kaitseaparaat edasi töötama. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Seetõttu olen tänulik just teie tellimuse eest. Ja märgin ära, et me rääkisime sellest, et Sõrski eemaldatakse kindlasti juba 18. juulil. See tähendab, et 3 päeva enne kui see juhtus. Seetõttu arvan, et tasub ikkagi tellida. Mail 2014 juhib Mihhail Trapatõi Ukraina relvajõudude 72 brigaadi teist mehhaniseeritud pataljoni, mis sai käsu murda läbi Mariupoli linna okupeeritud miilitsavalitsuse juurde ja aidata vabastada pantvange. Just tema üksuse BMP lendas sõna otseses mõttes üle Vene maailma pooldajate barrikaadi. Ja see video sai üheks sõja alguse sümboliks. Just Trapatõi oli selle sama BMP meeskonna komandör Mariupolis. Trapatõi on see ohvitser, kes läbis kogu sõja ja tõusis järk-järgult kindraliks. Aga ärme rutta ette ja räägime kõigest järjekorras. Alustan Ukraina presidendi otsusest. Zelenski teatas sellest oma õhtuses pöördumises teisipäeval 6-päevaste protestide taustal. President ütles sõnasõnaliselt. Otsustasin, et Ukraina relvajõudude uueks ülemjuhatajaks saab Mihhail Trapatõi. President kinnitas ka, et koos Sõrski lahkumisega lahkub ka kindralleitnant Andrei Hnatov, tema sõber ja peastaabi ülem. Samuti teatas Zelenski, et koos Trapatõi, samuti Jevgeni Khmara ja Pavlo Polissõga otsustati, kuidas tuleks kogu Ukraina relvajõudude peastaabi koosseisu uuendada. See tähendab, et jutt ei käi lihtsalt ühe inimese ehk Sõrski asendamisest Trapatõiga, vaid kogu sõjalise juhtkonna ümberkorraldamisest. Ma otsustasin, et Ukraina relvajõudude uueks ülemjuhatajaks saab Mihhail Trapatõi. Koos Mihhaili, Jevgeni Khmara ja Pavlo Polissõga määrasime kindlaks, milline peab olema Ukraina relvajõudude peastaabi uus koosseis. Seejuures käitus Zelenski diplomaatiliselt, ettevaatlikult ega hakanud lahkuvat kindral Sõrskit maha tegema. Ta tunnustas otsesõnu tema teeneid ja president nimetas faktiks, et just Sõrski tagas Ukraina tulemused Kiievi kaitsmisel, Harkivi pealetungi operatsioonis ja Kurski operatsioonis.
ehk siis Zelenski andis siiski au, Sõrski päästis tõepoolest pealinna 2022 aastal ja seda ei saa keegi eitada. Fakt on see, et Oleksandr Sõrski tagas Ukraina tulemused Kiievi kaitsmisel, Harkivi pealetungi operatsioonis ja Kurski operatsioonis. On läbitud märkimisväärne tee. Ukraina kaitsmine jätkub ja iga sõduri suhtes on vaja väärikat suhtumist. Ma olen tänulik Oleksandr Sõrskile ja igale meie sõdurile Ukraina tugevate rindepositsioonide eest. Kuid samal ajal tunnistas president ka probleemi juurpõhjust. Tema sõnul ei suutnud kaitseminister Fjodorov ja ülemjuhataja Sõrski ühist keelt leida ning probleemid lahinguväljal, brigaadides ja mis oluline, mobilisatsiooniga jäid lahendamata. See tõdemus on minu arvates võtmetähtsusega. President Zelenski kinnitas sisuliselt seda, millest tänavad ja protestid juba 6 päeva rääkisid. Vana süsteem ei töötanud ja seda oleks ammu pidanud muutma. Ma olen tänulik Mihhail Trapatõile just sellise vaatenurda eest. Täna rääkisime koos Oleksandr Sõrski ja Andrei Hnatoviga edasistest teenistusvormidest ja õigest ülesannete üleandmisest. Aga kes on Mihhail Trapatõi ja miks nõudsid protestijad, et just tema, mitte keegi teine, nimetataks relvajõudude ülemjuhatajaks? Mihhail Trapatõi on 43-aastane kindralmajor, elukutseline sõjaväelane, haridused tankist. Ja mis on põhimõtteliselt oluline, ta on alustanud altpoolt ehk siis pataljonist, mitte ei tulnud kohe pärast ülikooli soojale kõrgele staabi kohale. Siin käin tema eluloo kiiresti üle, sest see elulugu on ehtne. Ehtsa lahingukomandöri elulugu. Sõja algus ehk siis 2014 aasta 9. mai 2014. Nagu me juba välja selgitasime, juhtis Mihhail Trapatõi 72 brigaadi teist mehaniseeritud pataljoni, mis sai käsu murda läbi Mariupolis okupeeritud miilitsa juhtimishoonesse ja aidata vabastada seal pantvange, kelle olid kinni võtnud venelased. Ja siin on hetk, mis sai sõja alguse sümboliks, BMP. Tema üksus lendab sõna otseses mõttes üle Vene maailma pooldajate barrikaadi. Selle läbimurde video levis üle kogu Ukraina ja ma ütleksin, et üle kogu maailma ning sellest sai üks sõja alguse sümboleid. Ja siin on seesama lenda BMP Mariupolis, mille roolis oli Trapatõi. Ma ei tea, kas BMP puhul saab öelda roolis või peaks ütlema juhtimispuldis, kuidas see õigem oleks. Kui teate, kirjutage kommentaaridesse. Ja sama 2014 aasta suvel juhtus kahjuks Izvarino kott. Ja siis võttis Trapatõi enda peale Ukraina üksuste läbimurde organiseerimise Izvarino ja Tšervono partizanski ümbruses. Ja ametlike andmete kohaselt viis tema grupp välja umbes 260 sõjaväelast ja üle 30 ühiku tehnikat, läbides lahingutega üle 160 kilomeetri. See tähendab, et nad murdsid piiramisõngast välja 160 kilomeetri ulatuses. Trapatõi kutsung oli Rubiin. Pärast 2014. aasta sündmusi naasis ta rindele 30. mehaniseeritud brigaadi staabiülemana. Kuigi, miks ma ütlesin, et ta tõusis just kõige madalamalt tasemelt kõige kõrgemale, kuigi ta oleks võinud teisiti minna? Kuigi ta oleks võinud rahulikult jätkata õpinguid sõjaväeülikoolis ja üldse mitte rindele tagasi minna. See tähendab, et ta valis rindel olemise, mitte kabineti, kuigi ta oleks võinud kohe kabinetti valida. 2021 aastal Trapatõi tunnistati sellel aastal riikliku kaitseülikooli operatiivstrateegilise taseme parimaks lõpetajaks ja Suurbritannia suursaadik Melinda Simons andis talle üle Suurbritannia kuninganna rändmõõga. See on mainekas auhind parimale lõpetajale. Alates täiemahulise sõja esimestest minutitest juhtis Trapatõi vägesid lõunas. Tema alluvuses olnud Kahovka väegrupeering vabastas Hersoni ja Dnipropetrovski oblasti asulaid ning liikus edasi, tungides venelaste kaitseliinidesse. Selle eest autasustati teda lahinguteelete ristiga. 2024 aastal saadetakse just Trapatov Harkivit päästma. Ja Venemaa pealetungi ajal Harkivi oblasti põhjaosas asus Trapatõi Harkivi OTG etteotsa ja siin on otsekohene hinnang Zelenskilt endalt. Tsitaat. Või õigemini mitte tsitaat. President ütles, et kindral korraldas kaitse ja sisuliselt nurjas pealetungi operatsiooni. Ja sel moel ei lasknud ta venelastel Harkivi oblastisse liikuda. Just sellepärast kutsuvad sõjaväelased Trapatõid rinde tuletõrjujaks. See tähendab, et tema kustutab kõige ohtlikumaid koldeid.
just Trapatõid, ja see on kõnekas, suunas Sõrski regulaarselt kõige probleemsematele lõikudele. Hersoni piirkond, Harkivi piirkond, Luhanski suund. Üldiselt sinna, kus puhkesid rasked lahingud. Sinna saadeti Trapata. Nagu te aru saate, komandör, keda saadetakse sinna, kus on kõige raskem. Selleks, et olukorda stabiliseerida, see on ikkagi parim komandör võimalikest. Ja nüüd on selline inimene saanud kogu Ukraina armee juhiks. Ja räägin eraldi ühest episoodist, sest see iseloomustab Trapatovit kõige paremini kui auinimest. Ja see sama episood rõhutab ka seda, et kogu Sõrski süsteem on tänaseks lõplikult kokku varisenud. Alates 2024 aasta novembrist juhtis Trapati maavägesid. Ja 1. juunil 2025 esitas ta ise avalduse sellelt ametikohalt lahkumiseks pärast öist lööki polügoonile Sumõ oblastis. Seal asus väljaõppeüksus ja kahjuks hukkusid sõjaväelased. Ta ei hakanud siis alluvate selja taha peitu pugema, ei hakanud süüdlasi otsima, ta võttis vastutuse enda peale ja lahkus sellelt ametikohalt. 3. juunil 2025 vabastati ta maavägede juhataja ametikohalt ja määrati ühendvägede juhatajaks. Võrrelge nüüd seda käitumist sellega, mida me oleme näinud teistes skandaalides. Ja siis saab selgeks, miks nii armee kui ka ühiskond soovisid, et just tema saaks ülemjuhatajaks. Nii mulle tundub. Inimene, kes lahkub ametikohalt vabatahtlikult, võttes kogu vastutuse enda peale. See on ilmselt ohvitseri aumärk. Ja veel üks kõnekas detail Mihhail Fjodorovi loost. Asi on selles, et juba endine kaitseminister, mäletate, esimesel päeval pärast tagasiastumist oma pressibriefingul, rääkis, et Trapatõi. Hoolimata kõigist edusammudest rindel, hoolimata sellest Sõrski saatis ta kõige raskematele rindelõikudele, hoolimata kõigest sellest sai Trapatõi Sõrskilt koguni 3 noomitust, sest Trapatõi polnud Sõrskile lojaalne. Ehk siis vana ülemjuhataja ajal survestati edukat lahingugenerali lihtsalt noomitustega ja kui Sõrski asendati Trapatõiga, on ilmne, et kogu Sõrski ülesehitus, ilmselgelt täna, varises kokku. Aitäh! Vaatame ka teist poolt. Miks Aleksandr Sõrski ümber kogunes nii palju rahulolematust? Et inimesed tulid tänavale nõudmisega ta ametist eemandada, tuleb siiski au anda Aleksandr Sõrski. Ta on lahingukindral, ta kaitses reaalset Kiievit ning vabastas Harkivi ja Hersoni piirkonnad. Neid teeneid ei tohi mingil juhul alahinnata, kuid siiski. Inimesed otsustasid, et ta tuleb eemaldada. Esiteks ja peamine, see hüüdnimi lihunik Ukraina armees. Ja läänemeedias Sõrskit on juba ammu nii kutsutud. Positsioonide hoidmisele pühendumise tõttu iga hinna eest. Kriitikud seostavad seda suurte isikkoosseisu kaotustega. See on see maine koorem, mis on teda juba väga kaua saatnud. Ja Ukraina meedia tavaliselt eriti ei süvenenud sellesse. Kasutada seda definitsiooni. Samal ajal kui läänemeedia ei hoidnud end tagasi väljendustes ja ütlesid tõesti, et Ukraina relvajõudude võitlejad kutsuvad ülemjuhatajat lihunikuks. Teiseks, see on Skelja polgu asi. Enne seda oli see polk Skala. 2026 aasta juunis avaldas väljaanne Bubble uurimuse. Tuletan lühidalt meelde, 425 ründepolgu Skelja juures alates 2025 aasta lõpust. 2026 aasta kevadeks oli registreeritud vähemalt 26 mittelahingulist uustulukate surma. 26 inimest hukkus mitte lahingus, vaid väljaõppeüksustes. Skandaalid selle kohta, et väidetavalt, rõhutan väidetavalt, sest uurimine käib. Õppepolügoonide territoorium lihtsalt mineeriti ümber perimeetri, et inimesed ei põgeneks. Sugulased rääkisid arstiabi mitte osutamisest ja vägivallast selles polgus. Briti telekanalis Sky News võttegrupp, kes tuli seda kõike filmima, kõiki lihtsalt tulistati. Mingid tundmatud isikud ja kindralstaap eiras seda kõike ning ütles Sky Newsi ajakirjanikele, et poleks pidanud sinna minema. Miks te sinna läksite? Nad läksid polügoonile, tuletan meelde. Ja sõjaväe ombudsman Rishu Tiilova teatas, et on kursis olukorraga Skeles. Teadsid juba aasta tagasi, aga kõik tegid näo, et oi, me ei näe midagi, me ei näe mingit probleemi. Seetõttu kasvas rahulolematus ülemjuhataja otsustega, sealhulgas ka selle loo tõttu. Ja täna ilmub sõna otseses mõttes uudis.
et selle aasta mais hukkus jälle üks noorsõdur just selles samas Skelja-polgus. kes üritas põgeneda? Kolmandaks, see on konflikt Fjodoroviga ja süüdistus vana sõjakooli esindamises. Mihhail Fjodorov ise rääkis pressikonverentsil, et võidu saavutamiseks tuleb vahetada nii Sõrski kui ka peastaabi ülem Gnatov, sest armeele on vaja teistsugust filosoofiat. See tähendab asümmeetrilist sõda minimaalsete kaotustega. Panus tehnoloogiatele ja droonidele, mitte positsioonide hoidmisele iga hinna eest, ükskõik millise hinnaga. Endine Azovi staabi ülem Kratevitš ütles siis tabava lause, ma tsiteerin seda. Venelased lõpetasid oma armees valetamise. 2024 aasta alguses aga meie hakkasime valetama. Tahan märkida, et just siis, 2024 aasta veebruaris, sai Sõrski Ukraina relvajõudude ülemjuhatajaks. See oli löök just sellele kultuurile, mida Kratevitš nimetas. Tuleb ülemustele alati teatada, et kõik on hästi. Ja seda tuli teha alati. Nii oligi. Vana kindralite koosseis kehastabki just seda kultuuri. On väga kõnekas, kuidas Sõrski ise kriitikale reageeris. Kui Fjodorov rääkis konfliktist, vastas Sõrski irooniliselt, et kui poleks olnud teda, poleks Fjodorov üldse midagi suutnud. Isegi Kiievis, mis on vaba, ei oleks Fjodorov suutnud pressibriifingut anda. Sellises stiilis, vihjates või otse, meenutades, et just tema, Sõrski, ei lasknud venelasi Kiievisse. Ja oma suures autoriveerus pealkirjaga Minu töö on sõda portaalis Militarni ütles ta üldse, et konfliktist Fjodoroviga. Väidetavalt sai ta sellest üllatusega teada. Ütleb, et ta ei teadnud, et meil on konflikt. Me analüüsisime seda veergu juba, ma ei hakka sellel peatuma. Kui jätsite vahele, minge tagasi kanalile Aleksei Pitsi. Ja vaadake ühte eelmist saadet. Kui ma ei eksi, siis selle nimi on midagi sellist nagu Sõrski astus presidendi vastu või Sõrski alustas rünnakut presidendi vastu. Ja oli tema kuulus fraas, mida talle hiljem meenutasid vastased. See kõlas nii. Inimestesse ma usun, droonidesse mitte. Kuigi hiljem Sõrski väitis vastupidist, et just tema lõi mehitamata süsteemide väed ja pani nende etteotsa Madjari. Et pilt on üsna aus. Sõrski ei ole muidugi mingi saamatu, ta on lahingukindral, kogu austus ja lugupidamine kindralile. Ta päästis Kiievi ja Harkivi 2022 aastal ja Zelenski tunnistas seda ja ukrainlased tunnistasid seda. Keegi ei alaväärista seda mingil juhul, kuid tema sõjafilosoofia ja kogunenud skandaalid läksid lihtsalt vastuollu armee ja ühiskonna nõudmisega uue põlvkonna komandoride järele. Nüüd natuke Mihhail Fjodorovist, sest ka tema ei kao kuhugi. Veelgi enam, ta jääb võimule ja nüüd veel koos oma lemmikgenerali Trapataga. Üldiselt võib olukord tõesti muutuda. Kohe märgin ära. Minu andmetel pole Fjodorovi osas veel lõplikult midagi otsustatud ja ta jätkab läbirääkimisi Volodõmõr Zelenskiga. Just selle saate salvestamise hetkel on juba 21. juuli. Üleminek 22. juulile. Toimuvad läbirääkimised presidendi kontoris Zelenski ja Fjodorovi vahel. Siin tuletan lühidalt meelde, et ei kahtleks minu sõnades. Juba 18. juulil sellel YouTube'i kanalil. Ma ütlesin, et Sõrski eemaldatakse kindlasti Ukraina relvajõudude ülemjuhataja kohalt ja et Zelenski juba otsib talle asendajat ning viib läbi vestlusi. 20. juulil ma ütlesin, et otsus Sõrski suhtes on lõplikult tehtud. Kõik. Kuigi, jah, ilmus uus info. Ja me ootasime veel ühe päeva, aga ma kordan veel kord. Ma ütlesin juba, 20. juuli õhtul Sõrski eemaldatakse kindlasti. Kuigi mõned ei uskunud mind. Kommentaarides kirjutati, et Pitsi valetab, kuidas sa julged, no kõik see jutt. Nii et Mihhail Fjodorov praegust andmete kohaselt. Temast ei saa ministrit, ehk siis kaitseministrit. Praegu teda sellele ametikohale ei tagastatud. See ametikoht anti teisele. Selle asemel pakkus Zelenski Fjodorovile uut ametikohta valitsuses seotud riigi tehnoloogilise arengu edendamisega. Läänes nimetatakse sellist rolli Miltech tsaariks. See on eksisteerinud juba väga kaua ja las ma seletan lihtsas keeles, mis see üldse on. Sest meie pole lihtsalt sellega harjunud. Aga tegelikult on see isegi ägedam kui kaitseministri ametikoht. Ma selgitan miks. Tundub, et kui see on ägedam kui kaitseminister, siis miks Fjodorov ei kiirusta sellega nõustuma? Just meie reaalsuses. See tähis, tsaar. Lääne poliitilises traditsioonis. No muidugi ei käi see monarhia kohta. Just nimelt, tsaariks kutsutakse mitteametlikult ametnikku.
kellele antakse väga laiad volitused ja tehakse ainuisikuliselt vastutavaks mingi ühe suure valdkonna eest, et ta seda juhiks, mis on oluline ilma bürokraatlike takistusteta. Teeme nii, tuletan meelde. Mäletate Elon Muski? Ta raputas läbi kogu Ameerika Ühendriikide riigiaparaadi. Tema oligi selline tsaar. Tegelikult on ta ametnik, aga mitte päris, sest teda ei piira mingid ülimalt rangem bürokraatlikud protseduurid. Kui Elon Musk on halb näide, toome veel ühe näite. Ameerika Ühendriikides oli koroonatsaar. See tähendab inimene, kes vastutas pandeemiaga võitlemise eest. Või oli neil narkotsaar. Tema vastutas narkootikumidega võitlemise eest. Ja tihti teate, reageeris palju kiiremini sündmustele, kui seda suudaks teha. Ametkondlik bürokraatlik aparaat. Või praegu on Donald Trumpil olemas immigratsioonivastane tsaar. Te olete teda kindlasti näinud sellises ilusas mantlis. Ta tuleb välja koos aiska ja ajab laiali protestid. Lisaks arreteerib ta ebaseaduslikke migrante. Üldiselt on see selline ametnik. Ta justkui on ametnik, aga samas nagu vabastatud bürokraatlikest protseduuridest. Just, ja tal ei ole käed seotud, üldse mitte. Seega, militaartehnoloogia tsaar. See on inimene, kellele antakse täielik vabadus sõjatehnoloogia arendamiseks. Meie puhul Ukraina jaoks. Need on droonid, mehitamata süsteemid, elektrooniline sõjapidamine, armee digitaliseerimine, kaitsealased idufirmad ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis Fjodorovile tundub nii. Pakutakse juhtida just seda valdkonda, millest ta ongi kuulsaks saanud. Tehnoloogiline läbimurre kaitses, kuid mitte enam kitsastes kaitseministeeriumi raamides, vaid kogu riigi tasandil, väga laialdaste volitustega. Siin on muidugi loogika olemas. Fjodorov on see inimene, kes tegi Ukraina droonisõja liidriks. Ta käivitas miljonite droonide tootmise, edendas asümmeetrilist sõda ja nii edasi. Ja selle asemel, et kulutada Fjodorovit, ei raisata selle administratiivse rutiini peale. Kaitseministeeriumis. Seal on vaja kõike hankida Ukraina sõdurite jaoks. Talle antakse veduri roll kogu riigi sõjatehnoloogilise suuna eest. Kuigi Fjodorov ise ütles varem, et on valmis tagasi tulema ainult kaitseministriks ja nõuniku ametikohast näiteks keeldu. Kas ta nõustub Milteki tsaari rolliga, on lahtine küsimus. Miks see on lahtine? Asi on selles, et Ukraina poliitilises kultuuris on sellised inimesi harjutud nimetama. Smotriešči. Ja see juba toob endaga kaasa, nagu te aru saate, teatud halva hõngu ja teatud tagajärjed. Näete, sellepärast meil vaatlejaid ei armastata. Aga seletada ukrainlastele, et Miltõk tsaar on hea, on keeruline, sest nimes on sõna tsaar. Kuidas sa seletad ukrainlastele, et tsaar on hea? Ei, muidugi on see halb. Üldiselt on siin küsimus konjunktuuris, just nende definitsioonide puhul ja kui palju lääne poliitiline kultuur selles mõttes suudab kohaneda Ukraina poliitilise kultuuriga. See küsimus on lahtine. Kogu viimane nädal, olgem ausad. See on sisuliselt lugu sellest, kuidas ukrainlased end tundsid oma riigi peremeestena mingil määral. 6 päeva seisid presidendi kantselei ees. Mitte mingid parteid, mitte poliittehnoloogid, mitte need jamad, mida Facebookis kirjutatakse. Peamiselt mingid naised, et see on tasustatud meeleavaldus. Kui palju teile maksti selle eest, et te protestile tulite? Seisid tavalised ukrainlased, peamiselt muide noored, papp-plakatitega. Mõnele oli see lihtsalt lõbu pärast, mõni tõesti kaitses oma seisukohti. Nende üle naerdi, neid solvati. Aga nad pidasid vastu, nad tulid välja põhimõtte pärast, selle nimel, et tõhusaid inimesi ei eemaldataks, aparaatsete intriigide pärast. Ja et armeed juhiksid parimad. Tropatovi määramine. See on ka õigluse küsimus selle kõige lihtsamas inimlikus mõttes. Jätame selle praegu kõrvale. Kogu tema sõjalise karjääri. Just nimelt sõjalise. Ja lihtsalt meenutame, et inimene, kes 2014 aastal sellel, nagu seda kutsuti, lendaval jalaväe lahingumasinal murdis end läbi pantvangide juurde Mariupolis, kes tõi inimesi piiramisrõngast välja, lahinguid pidades 160 kilomeetrit. Kes vabatahtlikult lahkus ametist, võttes vastutuse enda peale polügoonil hukkunute eest. See on see inimene, kes on kogu sõja läbi teinud altpoolt ja nüüd juhib armeed. See tähendab, et ta ei ole lihtsalt ametisse määratud inimene, ta ei ole kellegi sugulane. Ta ei ole kellegi kindla protežee poolkriminaalsete struktuuride. Ei, see on lahingukindral, keda sõdurid tunnevad kutsungiga Rubiin.
veel kord, alates Venemaa sõja algusest Ukraina vastu, alates 2014 aastast, on ta olnud armees. Ja ta oleks ammu võinud minna kabinetti tööle, aga ta ei läinud. Just, sellepärast riigis, kus käib sõda, on see minu arvates väga väärtuslik. Seetõttu, sõbrad, jätan siinkohal mõtte lahtiseks. Teie arvamus, teie järeldused, teie mõtted selle kohta. Kirjutage kindlasti kommentaaridesse selle osa alla. Tellige minu Telegrami kanal Petsene News, sest seal ilmuvad uudised ikkagi palju kiiremini. Link sellele on selle video kirjelduses. Ja kui soovite tänada meie YouTube'i kanalit tehtud töö eest ja peate meie tööd oluliseks ja vajalikuks. Seda saab teha mis tahes annetusega, linkide ja rekvisiitide kaudu selle video kirjelduses. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!